Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere, head kuulajad, käes on järjekordne päev, kui rääkida tehnoloogia uudistest digitunnis ja kuupäevaks on meil juba, kui ma nüüd ei eksi, siis 9. märts 2020. Sa ei eksi? Nii on, mina olen siis Ants Lõugas, Henrik Roonemaa on teine saatejuht ja me räägime tänases saates sellest, mis puudutab mitte ainult tehnoloogia sektorit, vaid kogu maailma tundub, et kas viirus, mis nakatab paljusid inimesi üle maailma, mõjutab meie elu ka selles mõttes, kuidas me tehnoloogiat kasutame ja kas tehnoloogia aitab meil seda mõju natuke leevendada. Ja anname kindlasti ka mõningaid täitsa praktilisi näpunäiteid seoses tehnoloogia ja viirusega. Mille peale. Vaatame korraks selle peale, kui te olete väga palju raha välja käinud oma telefoni eest, siis miks ainult mõned kuud hiljem juba on telefonil hind ja väärtus palju väiksemad. Viimasel ajal tundub juba, et praktiliselt iga kuu toob meieni mingi uudise jäledast turvaaugust, mis pesitseb protsessorite sees, on avastatud täiesti uus maailm ja ka tänases saates on meil lausa mitu neid ette kanda. Ja muidugi tegeleme maailma kõige põnevama tegevusega, ennustame, mida Apple hakkab tegema ja kas ta toob välja uue toote, läheb uue protsessori peale või teeb midagi muud teistsugust. Ning ajal, kui Huawei'l ei lähe võib-olla just kõige paremini, eriti väljaspool Hiinat, siis tuleb välja, et Hiinast on esile kerkimas uus potentsiaalne Huawei ja sellest me räägime ka. Digitund. No nii, COVID-19 nimeline haigus, mis on ühest koroonaviirusest levimas, mõjutab väga palju seda, et inimesed ei taha üksteisega kokku saada. Ja heal põhjusel ka, et kokku saades võib ju äkki saada selle nakkuse. Ja üks selle mõju, mida meie siin oma saates iga kevad ja aasta kajastame, on see, et tohutult palju tehnoloogiasektorit mõjutavaid uuendusi tuleb ikkagi suurtelt ettevõtetelt, kes kulutavad need välja näiteks aastakonverentsidele. Google'il on aastakonverents nimega I.O., kus on siis peaaegu vist kõik nende suuremad muudatused ja uuendused välja hõigatud. Nüüd see aasta Google ütles, et Google I.O. jääb ära, seda ei toimu, vähemalt mitte füüsiliselt. Et võib-olla nad teevad midagi sellist nii-öelda internetis, online'is, aga ei kutsu inimesi kokku ühte saali. Ja palju asju tegelikult jääb ära ja on tegelikult täitsa sellised põhjendatud arvamused, et ka need asjad, mis hetkel ei ole veel kuulutatud, et jääksid ära tehnoloogia maailmas, ikkagi väga tõenäoliselt jäävad ära. No Google teatas, et nende iga-aastane see arendajate konverents I.O. jääb ära. Samamoodi Facebook. Facebook teatas, Microsoft Build peaks toimuma. Apple'i oma tänastel andmetel toimub, kuigi kui ma peaksin kihla vedama, siis ma peaks küll kindlasti kihla selle peale, et see ei toimu. Ja terve ports veel igasuguseid tehnoloogia maailma jaoks olulisi üritusi jäävad ära. Muidugi on tehtud selle jaoks ka eraldi veebisait isitcancelledyet.com ja siin on seda iga päev uuendatakse ja siin on suur rivi igasuguseid üritusi ja saate siis teada, et kas jääb ära või ei jää. Aga mõnes mõttes, eks ole, see ärajäämine tähendab ju seda, et üritused siiski mingil kujul toimuvad ja toimuvad mingite videokonverentside, veebistriimide moel ning eriti nende suurte firmade nende konverentside puhul, ega seda on ju tegelikult mitu aastat nagu küsitud ja eelmine aasta ma mäletan, kui see Apple'i oma oli suvel, siis järjest valjemaks muutusid need küsimused, et kas see formaat, mille Steve Jobs kunagi tekitas, kunagi siis kaugelt üle 10 aasta tagasi, et tulen lavale, tuhanded inimesed on koos saalis ja annan sellise 2-tunnise etenduse sellest, kui hästi meie firmal läheb ja millised meie plaanid on, et kas seda on sellisel kujul täna ikkagi vaja teha, et äkki nad on oma aja ära elanud ka sisulises mõttes. Ja samamoodi minust Mark Zuckerbergiga, ta mõni aasta tagasi näitas oma neid pähekäivad virtuaalpeakomplekte, kus inimesed aeti saali kokku, pani neile pähe mingisugused prillid ja Zuckerberg rääkis. Ja mäletan, siis oli ka see küsimus, et kas on mõtet sellel kõigel, et miks me ei võiks seda teha kuidagi kõigi jaoks efektiivsemalt, ilma et see ei näeks välja rohkem selline reklaamiüritus, et me saame häid pilte sellest, et inimesed on ühes saalis koos ja kuulavad ühte suurt juhti.
aga võib-olla meil sunnitud olude tõttu on nüüd sinnapoole see trend minemas. Mina arvan, et nendel suurtel firmadel on natukene hea meel neid üritusi ära jätta. Kindlasti on see selline paras loterii, et mis siis nüüd juhtuma hakkab, aga valdavalt need tegelikult ikkagi on ju olnud meediasündmused, eks ole, et tehnoloogia pressi tähelepanu sellele kord aastas toimuvale sündmusele on väga suur, neid tegevjuhtide etendusi kajastatakse lause haaval ja kõik seda nagu jälgivad, aga kui me võtame selle sama Apple'i ürituse, mis peaks toimuma vist juunis, kui mu mälu ei peta, siis sellega on ju niimoodi, et sinna Apple'il on üle maailma miljoneid arendajaid, et ametlikult on need kõik ju arendajatele suunatud üritused, kui tegelikult nad on väga suuresti pressile suunatud üritused, aga Apple'il on miljoneid arendajaid ja igal aastal sinna Apple'i konverentsile saab minna mõni tuhat inimest. Ja Apple loosib ju välja õiguse osta päris kallis pilet. Ja kui sa need reisikulud ja hotellikulud sinna kõik juurde paned, siis see sõit sinna maksab $4,000–5,000 arendajale. Kui sa tuled kuskilt kaugemalt kui Ameerikast, siis tegelikult veel rohkem, sest lennupiletid on kallimad. Ja küsimus on, et mis selle nagu efekt on, et kas me saame siin püstitada nagu küsimus, et kas on aeg tehnoloogiafirmadel nii-öelda, kuidas see Ameerikas öeldakse, kuidas eesti keelde tõlkida, et juua või tarbida seda rohtu, mida nad ise teistele müüvad. Et kui see kõik käib sellise kaugtöö ja virtualiseerimise ja videokonverentside ja selle ümber, et nüüd on võib-olla esimest korda siis see aeg, kus ka need suured firmad ise on sunnitud siis tegema nii, nagu nad on aastaid öelnud inimestele, et te peaksite tegema meie tehnoloogia abil ja vaadata, kas on hea. See on huvitav jälgida tõesti, kuigi ma olen hetke skeptiline selle Apple'i ürituse osas, et kui see olukorda on määramatu või võib-olla juunikuuks sooja ilmaga tegelikult kogu see asi taandub, siis aga nad peavad varem ära otsustama, eks ole. Nad peavad tegelikult, ütleme, aprilli alguseks ikkagi väga selgelt, hiljemat aprilli alguseks ära otsustama, et kas see toimub või ei toimu. Ja Google'i oma toimub samal ajal, umbes kui Apple'i oma, natukene varem, aga mitte palju varem. Ja nemad ikkagi teadsid juba täna, et see jääb ära. See on, aga samal ajal on näha seda, et tulevad välja uued viisid ja üha rohkem pööratakse tähelepanu sellele, et teha asju üle võrgu, et ma ei imestaks, kui tuleks mõni väga mõjukas ja suur konverents, mis toimukski virtuaalselt. Mingi uue, ma tean igasuguseid start-up'e püüab sellega vaeva näha, et panna kokku sisuliselt Skype'i videokõne samal ajal nagu Twitch, kus üks räägib, miljonid kuulavad ja samal ajal on see nagu sotsiaalmeedia. Et kui mõni väga suur nimekas üritus muutukski virtuaalseks konverentsiks, tegelikult võib-olla see säästaks me kõik rohkem. No teoreetiliselt säästaks, aga mina seda siiski ei usu. Ma arvan, et inimesed on väga ikkagi sotsiaalsed olendid ja ega kõik need aastad seda suurt virtualiseerimist ja HD videokõnesid, eks ole, mida me võime siin tasuta pidada ükskõik mis maailma nurgaga ja 48 inimest või ma ei tea, 100 inimest kokku panna ühte kõnesse ja kõik need YouTube'i striimid, et need ei ole tegelikult ju vähendanud inimeste isu reisida ja nagu füüsiliselt käia koos ja saada kokku. Et lendamine ja kokku saamine on ainult tegelikult suurenenud ju viimastel aastatel. Ja ma arvan, et me näeme ikkagi üsna pea, et kõik need kaugtöö ja muud lahendused, kaugkonverentsi lahendused tegelikult ei asenda seda, et me tahame saada inimestega kokku. Ma ise usun, et see on ajutine. Aga kui me nüüd konkreetsemaks läheme, siis enamus suuri tehnoloogiafirmasid on vähemalt osaliselt pannud oma töötajad kaugtööle, et neid ei taheta kontoris eriti näha. USAs on Stanfordi ülikool ja Washingtoni ülikool on mõlemad teatanud, et õppetööd ei toimu, et toimub kaugõppetöö ja ka eksamid on kaugeksamid. Ja Hiinas läks ju asi nii kaugele, et seal on üks selline äpp nagu DingTalk, mida õpilased siis saavad ka kaugõppeks kasutada. Ja õpilased, kes alguses saadeti koju, olid selle üle loomulikult väga rõõmsad, nagu õpilased ikka on. Ja siis selgus, et kodus ei saa mitte niisama videomänge mängida, vaid tuleb DingTalkiga ikkagi õppetööd teha, mis peale siis Hiina õpilased tormasid äpipoodi ja hakkasid sellele DingTalkile andma väga madalaid hindeid. Ja nende mõte oli siis see, et kui me DingTalki reitingu toome 4,9 pealt, mis ta enne oli alla, siis äkki visatakse see äpp sealt äpipoest välja. Ja üsna kiiresti see DingTalki reiting kukkus siis 4,9 pealt 1,4 peale. Selline väike sotsiaalne häkk toimus. Aga nii palju, kui ma aru saan, et neid ikkagi sealt äpipoest välja ei visatud, aga DingTalk pidi avalikult siis tulema nagu palvega, et kuulge, ärge tehke. Et me ei ole midagi muutnud, et see on lihtsalt selline virtuaalne pommitamine toimub. Et inimesed ikkagi võitlevad selle virtualiseerimise vastu ja ma arvan, et kui see viiruse asi nüüd mingil hetkel läbi saab, siis inimeste tung ikkagi kokku lennata
ühte maailmapunkti ja seal oma asju ajada, see tuleb tagasi. Sul võib õigus olla. Meil on tung teha väike paus. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkab tehnoloogia uudistega ja me peame veel korraks sellest viiruse teemast rääkima, aga lubasime teile anda natuke praktilisi näpunäiteid kasu, et te siit kuulate meie saadet ja võtate midagi kasulikku kaasa ka. Mis see kasulik võiks olla? Esiteks ma tahan anda paar linki, infoallikad, et tänapäeval me elame info ülekülluses ja eriti kui info on ebamäärane ja on segane, palju erinevaid inimesi ja emotsioonid on ka asjasse segatud, siis on lihtne ära kaduda, et mis on see õige asi, kus infot leida ja minust on super selline veebisait, mis on ingliskeelse aadressiga meie maailm andmetes ehk ourworldindata.org. Kõik lingid, mis ma siin tahaks anda, panen ka meie Digitunni podcasti kirjeldus, et sealt leiate, mis on siis üks statistikute, Max Roose on selle asutaja, väga suurepärane ülevaade meie maailmast, kes on teinud ka väga suurepärase ülevaate siis kõigest, mis me teame selle praeguse koroonaviiruse kohta. Teine, John Hopkins ülikool endal on juba mitu kuud koostavad ühte kaarti, mis annab andmetepõhise ülevaate, mis maailmas toimub. Ja see on korraga nii andmetepõhine ülevaade kui ka siis geograafiline, et mis maailmas toimub. Ja kolmas väga kasulik asi, mis võib-olla vähem ma olen näinud, et levib, on, kõik me teame Maailma Tervishoiuorganisatsiooni WHO, nendel on selline alamjaotus nagu situatsiooniraportid, situation reports. Iga päev siis avaldatakse ülevaade, kus antakse väga faktides, väga objektiivselt ja lihtsalt arusaadavalt ülevaade, kust on võimalik näha näiteks, et jah, mõni aeg tagasi Hiinas oli palju nakatunud, praegu on väga vähe lisandumas, et näiteks Koreas on väga palju nakatunud, aga väga vähe ohvreid, võrreldes mõne muu riigiga nagu Itaalia, et selline ühemõtteline, selge, rahustav info, kus ei ole mingit segadust ja vastuolu, et iga päev tuleb lihtsalt puhtad faktid. Mida ma veel annan inimestele? Omaette küsimus on, eks ole see, kui me nüüd läheme ka täitsa tehnoloogia keskseks, et kuidas oma telefoni puhastada. See tundub nagu selline väike asi, aga tegelikult on kindlaks tehtud, et see viirus pindadel võib püsida üllatavalt kaua, päevi lausa. Ja ma ei tea, kui te tahate siis oma ukselinke ja mingid, ma ei tea, kraanikausse võib põhimõtteliselt tõmmata kas või selle kätepuhasti või piiritusega üle 20 korda päevas, kui te tahate, siis tuleb välja, et telefoni ei tohi. Tegelikult on üldse väga palju asju, mida ei tohi kunagi telefoni ekraani puhastamiseks kasutada. Kaasa arvatud näiteks aknapuhastajad, klaasipuhastusvedelikud, äädikas, kange alkohol ja nii edasi. Ja see põhjus on selles, et telefoni ekraan on kaetud spetsiaalse ainega või kihiga, oleofoobik on see siis inglise keeles, mis on see rasva hülgav. Ja selle mõte on see, et teie näpuheled ei jääks nii kergesti sinna peale, kuna telefoni ju näpuga kogu aeg katsutakse. Ja ongi täitsa omaette küsimus, et mis aine või mis viis see siis oleks, mis jätaks selle kihi puutumata, aga hävitaks telefoni peal olevad potentsiaalsed viirused ja muud pahalased. Ja see on keerulisem küsimus, kui see esmapilgul tundub. Sina ütlesid, Hans, et sa leidsid kuskil kodus sahtli põhjast. Ja see on tõepoolest väga veider. Ma sain paar aastat tagasi kuskilt, kas keegi kinkis või ostsin siuksed lapid, mis on nagu desinfitseerivad, aga samas ei puutu oleofoobsed ja enam ma ei leia ühestki poest neid. Ma ei saa soovitada sisuliselt. Aga mida teha? Väga põnevad on sellised asjad, et on olemas telefoniseep phonesoap.com, lausa selline väike seade. Sellega on probleem, sellepärast, et see on karbike, kuhu su telefon käib sisse ja mis hävitab siis baktereid ja viiruseid ultraviolettkiirgusega, mis on ülimalt efektiivne, võtab väga vähe aega ja peaks toimima hästi, et see on selline karp. Aga phonesoap.com, aga nemad on juba ilusti pannud suured kirjad sinna üles, et kuna tellimusi on nii palju, siis enne aprilli keskpaika sisuliselt ei ole lootust sealt mitte midagi saada. Ja ometi küsimus on üldse, kuidas siin Euroopa turul nendega on. Nii et ma selle peale väga nagu ei loodaks. Parim asi ilmselt on minna poodi ja vaadata, kas on seal telefoni ekraani puhastamiseks mõeldud lappe, kuhu on peale kirjutatud, et nad siis ka baktereid ja viiruseid hävitavad. Me ei oska ühtegi konkreetset soovitust siin anda, aga lihtsalt peamine asi on see, et ärge võtke
aknapesuvedelikku või piiritust või oma seda kätepuhastajat ja ärge kasutage seda telefoni peal. No, telefon ei lähe katki sellest, selles mõttes, et ta tõenäoliselt töötab edasi, aga ekraan võib jääda laiguliseks ja teie sõrmejäljed jäävad sealt edaspidi palju paremini näha. Nii et seda me ei soovita teha. Kui te olete seda teinud, siis tegelikult on ka jällegi Eesti poest leidnud, Amazonist leidsin selliseid materjali, millega te saate taastada selle rasva külga oleofoobse kiiri. Selline siin ka olemas. On olemas. Natuke nikerdamist kodus, et või laiali hõõruda sinna ööseks, et ta seisma, aga põhimõtteliselt saate teha. Nii et... No üks nipp veel, mis tegelikult on kuidagi selle kahe vahepeal, ma ütleks, on see, et kui su telefonil on mingi kaitsekile või kaitseklaas peal. Jaa, seda minu pärast võite nühkida kas või liivapaberiga, kui ta... See maksab ju sente. See ei maksa väga palju, seda saab väga tihti vahetada ja kui see laiguliseks jääb teil sealt kätepuhastusvahendist, jumal sellega, et pange järgmine nädal uus ja ongi korras. See on kõige praktilisem soovitus üldsegi. Nii, lubasime vaadata ka seda, et mis juhtub telefonide hindadega pärast seda, kui olete nad ära ostnud. Õigemini siis, et äsja müügile tulnud telefonid kaotavad oma hinnas päris märkimisväärselt ja siin on võib-olla mõned mudelid, mis paistavad rohkem silma kui teised. Jah, on tehtud suur uuring viimaste aastate kokkuvõtte siis, et kuidas, kui sa ostad telefoni, et mis ta aasta pärast väärt on. Palju ta esimese aastaga siis oma sellest leti hinnast kaotab. Ja mõnes mõttes nagu arvata oli, siis kõige vähem kaotavad iPhone'id, ehk siis 23%, mis on suhteliselt üleelatav number. Aga kui sa lähed poodi ja ostad Androidi tippmudeli, siis võib juhtuda, et see hinna kukkumine on 45%. Nagu Samsungi tippmudelil. Ja tavaliselt on mida rohkem, mida kallim see Androidi telefon on, seda rohkem hind kukkuda, sellepärast et Androidi põhjus ei ole nagu ühene, ei ole aru saada, aga võib eeldada, et sellepärast, et Androidi telefon on väga suur valik, väga suur tihe konkurents ja sa saad telefoni kalli hinnaga müüa ainult võib-olla esimesel kuul või kuudel, kui see uudsusfaktor on nii tugev ja pärast sa pead hinda allapoole tooma, et siis konkureerida väga suure hundiku konkurentidega. Ja pluss teine asi on see, et sa konkureerid siin nende tootjatega ise, et kui sina hakkad näiteks oma Androidi telefoni kuskil osta ees või eBay's või ma ei tea, kuskil kuldses börsis müüma, eks ole, või Facebookis vist müüakse tänapäeval, siis selleks ajaks on ka see lugupeetud tootja lasknud oma telefoni hinna mõnusalt allapoole. Me ju teame tegelikult, kui kiiresti kukuvad Androidi tippmudelite hinnad. Ja siis sa pead hakkama tulema veel omakorda sellest niigi kukkunud hinnast kõvasti alla, et kui tootja teeb seal näiteks mingi –30% esimese aasta jooksul ja sul on aasta aega vana telefon, siis sa peadki tegema –50%, et sul oleks üldse lootust, eks ole, sest muidu ma lähen poodi ja ostan uue garantiiga. Miks ma sinu käest seda vana ostan? Nii et on. Ja sama muide kehtib ka Maci sülearvutite kohta, et need kaotavad või ei kaota? Ei kaota. Nad kaotavad muidugi väärtust, aga ka aastaid vana MacBooki saab müüa üllatavalt kõrge hinnaga. Ehk et kui sa läheks täna müüma 5-6 aasta vanust mingit, ma ei tea, HP-d või Delli, mis iseenesest täitsa hea arvuti, eks ole, siis selle eest sa ei saa kindlasti kaugeltki sellist hinda, nagu sa saad MacBooki eest. Alguses nii, et algus on kallim, aga pärast võib-olla 5-6 aasta pärast tänad ennast. Nojah, kui see panna müüki üldse pärast, et varianti on ju erinevaid. Aga ma arvan, et meil on siin koha peal õige aeg teha paus ja me jätkame siis muude tehnoloogia uudistega, kui me tagasi tuleme, mida on terve ports. Viirusest me rohkem ei räägi, küll aga muudest põnevatest teemadest. Nii et olge varsti tagasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund on eetris tagasi, Ants Lõugas, Henrik Roonemaa ja vaatame nüüd siis mõningaid turvaauke. Tegelikult praktiliselt terve eelmine aasta käis suurema andmine selle ümber, et Inteli protsessoritest leiti järjepanu nagu protsessori sees olevaid turvaauke, mis teoreetiliselt võimaldasid siis ära ajada paroole ja krüptovõtmeid ja igasuguseid asju. Ja siis Intel küll andis igasuguseid parandusi välja, Microsoft andis parandusi välja ja nii edasi. Enam-vähem vist saadi see olukord kontrolli alla, aga nüüd on siis tulnud välja uus turvaauk väidetavalt, mille kohta öeldakse, et seda ei saagi parandada, et see on nii sügavalt protsessori tarkvaras sees. Sa tutvusid natuke sellega, Hans, kas sa oled hirmul? Ma hirmul ei ole, aga see on väga huvitav leid tõepoolest.
üks Londoni Moskva selline küberturbeettevõte on ise siis teinud uurimist, kes tegelebki muideks maailma suurimate tehnoloogiafirmade jaoks turvauuringutega, Positive Technologies, ja nad leidsid tõesti sellise probleemi Inteli protsessoritest, mis esineb kõikides Inteli protsessorites, olgu me serverid, olgu need sülearvutid, lauaarvutid, mis iganes, välja arvatud vist üks toode, aga kõikides teistes esineb, mis on siis nii madalal tasemel selles mälus ja äärmiselt tehniline teema, aga mida nad ütlevad, et põhimõtteliselt on võimalik siis ligi pääseda nendele turvavõtmetele, millel põhineb kogu ülejäänud usaldus selles masinas, et sinna on võimalik ründajal panna külge mingisugune muu riistvara, sinna võimalik tööle panna oma siis, mis see firmware eesti keeles on. Jah, oma püsivara vist, või tarkvara või esineda kellegi teisena. Ja seda praegu kaitseb siis üks turvavõti, mis on kõikides nendes läbi toodetes üks ja sama, et kui see lahti murtakse, siis ei ole need ülejäänud protsessoritega midagi muud teha, kui tuleb välja vahetada, seda ei saa uuendada või tarkvara uuendusega korda teha. Ja see ei võimalda selles mõttes nagu laiulatuslikku rünnakut praegu tundub, et üle interneti kuidagi võtta üle see protsessor, aga mis need võimalikud ohud on siis näiteks see, et me tugineme sellele krüptograafiale, mis arvutis on, sellele riistvarale ja näiteks on võimalik, on krüpteeritud kõvaketas, et sa võtad kõvakette arvutisest ära, teises arvutis saaksid seda lugeda, sest sa esined nagu selle sama peremees arvutina. Või kasutatakse seda, näide on siis digitaalsete meediafailide kaitsmine, kui sa näiteks Netflixi vaatad, sa ei saa seda Netflixi filmi salvestada, kuna arvuti ütleb, et see on kaitstud sisu. Aga kui sa siis saad seda lahti murda, sa saaksid justkui kopeerida kaitstud meediat. Et need võimalusi on väga palju, ulatus on väga suur, aga ta mõju ei ole selline, et on võimalik hetkega üle interneti levitada mingit pahavara, mis kõik arvutit muudaks siis lahti häkitavaks. Küll aga nüüd, kui need viimased kaitseliinid ei peaks, siis on võimalik ühekaupa masinad rünnata. Et kuidas Intel seda kavatseb siis seda mõju vähendada, ei tea veel, aga Intel juba vastas nendele arendajatele, et jah, tunnistasid, et tõepoolest asi on vist tõsine. Selline mure on, jah. Aga see pole veel kõik, sellepärast, et teised teadlased Austriast on leidnud turvaaugu Inteli põhilise praktiliselt ainsa konkurendi AMD protsessoritest. Ja need Austria teadlased on saanud grandi Inteli käest. See on muidugi huvitav, jah. Et Intel rahastas seda. Mainisid selle ära, Intel generous grant, helde grant oli selleks, et uurida siis AMD protsessorid, et äkki seal on ka mingi viga ja üllatus selgus, et ka seal on mingi viga. Ja mitte ainult viimastes, vaid praktiliselt viimase 10 aasta jooksul valmistatud protsessorites. Täpselt, samamoodi on seal võimalik siis piisavalt informeeritud ründajal püüda läbi protsessori vigade saada ligi siis kas mälus olevatele andmetele või siis põhimõtteliselt sellele, mida see arvuti teeb, et arvuti panna usaldama mingid ründaja poolt kasutatavat riistvara või tarkvara. Jällegi, kui laialdaselt see mõjutab meid kõiki, me vara veel öelda, aga tõsi on see, et kunagi võis olla kindel, et kui tarkvara on vigane, me saame tarkvara uuendada ja see on mingis mõttes selline lollikindel viis, et kui on vead, siis parandame ära. Siis riistvara puhul välja tulevate vigade puhul on see võib parandamine väga kalliks, et kas või selline välja, et me ei saa usaldada, et siuke arvuti enam töötab, olgu ta server, mis meie e-teenust hoiab püsti, et peame selle välja vahetama. Ma arvan, et kõik need vead ongi tegelikult sellised, et sulle või mulle või ütleme, valdavale enamusele meie kuulajatest, kes on nii-öelda tavakasutajad, et ega see meie jaoks nagu väga midagi ei tähenda. Meie arvutit ei tule keegi, ma arvan, ründama sellisel kujul ja need ei ole ka sellised rünnakud esialgu vähemasti, mida tõesti, nagu sa ütlesid, et ühe nupuvajutusega oleks võimalik nagu kõik maailma arvutit üle võtta. Aga kui need augud nüüd ikkagi muutuvad laialdasemalt ära kasutatavaks, siis hakkavad tekkima ka meile lõpuks need probleemid. Ehk et meil tekib küsimus, kas me saame usaldada oma e-riiki, kõiki neid teenuseid, mis seal on, eks ole, kuni valimisteni välja, kas me saame usaldada oma panka, kas me saame usaldada seda, et meie andmed, mis väidetavalt on krüptitud kuskil kaugel pilves, olgu nad riigi või mingi asutuse käes, kas need on ikkagi turvaliselt talletatud ja nii edasi? Jah, ja tegelikult võib-olla väga realistlik tulemus on see, et tõusevad kulud ja kuidagi kaudselt kanname meie tarbijatena neid, kui tuleb väga palju põhimõtteliselt siis seadmeid välja vahetada.
siis keegi peab selle lõpus kinni maksma. Jah, sellepärast, et suurtel firmadel ju serveri farmides neid protsessoreid on, ma ei tea, sadade tuhandete kaupa tõenäoliselt ümber maailma igal pool laiali, et kui seal on mingi selline parandamatu viga, siis jah, midagi nad ilmselt saavad teha tarkvaras ja kindlasti muutub väga, ütleme, järjest olulisemaks see, et keegi siis nagu füüsiliselt nendele arvutitele ligi ei saa, mis on juba tänapäeval väga tähtis. Aga no üldiselt ikkagi öeldakse, et kui sul on halvad kavatsused ja sa saad füüsiliselt ligi sellele arvutile, kus midagi väärtuslikku on, et siis on igal juhul suur probleem. Siis on väga suur probleem. Seda sa ei tohiks nagu niikuinii saada. Aga ma mõtlen, et kui me siin juba protsessoritest räägime, meil on mõned minutid aega, räägime Apple'ist ka, sellepärast, et järjest valjemaks muutuvad need jutud, et Apple on hülgamas Inteli protsessoreid. Telefonides niikuinii nad teevad ise oma protsessoreid juba, aga nüüd ka ja iPadides teevad ka ise. Aga me räägime süle- ja lauaarvutitest. No meil on kaks põhimõtteliselt erinevad tehnoloogiat, kuidas arvutiprotsessor töötab. Üks on selline klassikaline Inteli protsessor ja teine on siis moodne ARMi protsessor. Mis nende vahe on? See moodsam ARMi protsessor on tegelikult palju vähem võtab energiat, võib-olla poole vähem energiat, aga on seni olnud palju nõrgem jõudluse poolest. Nüüd ta on vaikselt järgi jõudnud ja siin on nagu suur küsimus, et mis edasi saab, sest et programm, tarkvara, ükskõik mis me arvates kasutame, need ei tööta korraga mõlemas protsessoris. Et iPhone'i äpid ei tööta lauaarvutis või sülearvutis. Aga muidugi Apple'il on väga suur huvi, väga suur motivatsioon oleks välja vahetada kõik oma arvutite protsessorid selle ARMi vastu, sest et mõtle, kui ikka sul sülearvuti aku järsku 2 korda kauem pidama, sest et protsessor... Ja muidu on sama hea või parem. Jah, et see on väga loogiline, aga see on tohutu suur muutus oleks, sest nad ütleksid, et ühest päevast alates nendel uutel arvutitel, mis me müüme, enam ükski vana programm ei tööta, on vaja kõik uued versioonid, et siis sul tavalisest brauserist on vaja 2 versiooni teha, vana protsessori, uue protsessori jaoks või kõik, mida maailmas, mis teenuseid ja programme tehakse, on mitu versiooni vaja teha. See on nii meeletu muutus, et see võib olla väga hea hind, mida selle eest maksta. Ja väga 2 korda parem aku vastupidavus on, ma oleks küll ausalt öeldes nõus minema. Tõsi, et see ongi, et mida tehakse lauaarvutitega, siin on hiljuti just tuli eelmine nädal välja üks analüütiku ülevaade, et tegelikult on juba ka nendele kõige võimsamate lauaarvutite nagu Mac Pro jaoks põhimõtteliselt olemas asenduseks sellised ARMi protsessorid, mis on põhimõtteliselt sama võimsad. Et ei peaks kaotama ka nemad, aga jääb ikkagi see küsimus, et kui suur see hind on maksta selle eest, et üks hetk tehakse nagu selline teelahkvel olek, vaja kogu tarkvara uuesti kirjutada ümber. Jah, mis tõttu, ütleme, et jutud on tegelikult käinud ju mitu aastat, et Apple kindlasti tahab Inteli protsessoritest loobuda, sest teisteks Inteli protsessorite areng ei ole olnud nii kiire, kui Apple'ile meeldiks ja teiseks neile meeldib tuua ikkagi kõik olulised sõlmed majja sisse, et nad tahavad ise teha neid asju, eks ole. Nad ostsid Intelilt ära ju telefonide modemite tootmise, hakkavad neid ise tegema telefonidest, tahvelarvutitest, nad teevad ammu ise oma protsessoreid ja need on maailma parimad. Jah, need on paremad kui Androidi telefonide parimad protsessorid on. Et kindlasti nad tahavad teha seda ka arvutites ja nüüd paistab, et võib juhtuda, et nad näiteks kuulutavad oma sellel konverentsil, mis võib-olla jääb ära juunikuus välja selle ülemineku, et kõik ootavad, et nad ütlevad ette. Ja see saab kindlasti olema selline muutus. Mina ei usu, et nad suudaks tulla välja öelda, et sügisest tulevad müügile. Sest see sama tarkvara asi, et kogu tarkvara, mis seal üldse on, tuleb kirjutada ümber. Alates Apple'i enda tarkvarast, ehk siis Mac OS-ist, seda nad teevad ise. Aga kõik need miljonid ja muud programmid, mis seal peal jooksevad, arendajatele peab andma aega. Nii et tõenäoliselt teevad seda niimoodi, et nad kulutavad selle ülemineku välja ja arendajatel on sel juhul aega teha oma tarkvara näiteks aasta. Võib juhtuda muidugi. No see on natukene selline, vaata nagu Nokia tegi selle burning platvorm või põlev platvorm, et kui sa kuulutad välja, et me läheme aasta pärast poole parematele arvutitele üle, siis keegi aasta aega sinu arvutit ei osta, eks ole. See ongi kõige suurem käärihetk. Et ka võib juhtuda, et nad sel juhul on teinud niimoodi, et nad võtavad seal kokku näiteks mõnikümmend oma suuremat partnerit, näiteks Adobe, Microsofti, Google, muud sellised firmad, eks ole, sõlmivad nendega väga vettpidavad sellised salajasuse lepingud ja äkki näiteks Adobe ja Microsoft ja kõik need firmad on tegelikult juba päris ammu arendanud välja uusi versioone oma tarkvarast. Sel juhul neil on võimalik tõesti tulla välja niimoodi öelda, et et homsest on poes. Ja siis kõik need muud arendajad, kes Macile tarkvara teevad, et neil on siis näiteks
ma ei tea, 3-6 kuud aega, et kribinal-krabinal hakata oma asju ümber kirjutama. Aga Apple on kõike seda ju tegelikult korra teinud, kui nad üldse Inteli protsessoritele läksid. Jah, aga igal moel on see väga keeruline olukord, et kui sa teed pigem see üllatus välja tuleku, siis on sul hulk inimesi, eks julge uut arvutit osta, kuna mina ka ei ostaks ausalt öeldes. Vana tarkvara ei tööta veel selle peal ja kui sa teed niimoodi, et aasta pärast tuleme arvutitega, siis ma ei osta seda praegust arvutit jälle. Nii et see on tohutu suur pööre oleks, aga see kindlustaks nad tuleviku vastu, sest et ARM-i protsessorid tunduvad olevat tulevik. Kui nad töötavad nii, nagu meile lubatakse. See võib ka veel olla, et seal on üllatusi peidus. Aga jääme vaatama, et mingi selgus saabub juunis. Kui nad seda juunis välja ei kuuluta, siis nad see aasta ka ei kuuluta. Siis võib turvaliselt jälle minna poodi ja osta. Aga me läheme pausile ja oleme varsti tagasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame digitunniga. Meil on veel natukene rääkida Apple'i tulevikust ja ühest väga huvitavast prognoosist, et Apple tahab välja tuua mingi uue seadme, millel on mini-LED ekraan. Ma saan aru, et mitte ainult uue seadme, vaid tegelikult oma sülearvutid ja võib-olla ka lauaarvutid ja võib-olla ka tahvelarvutid viiagi selle mini-LED tehnoloogia peale üle. Mis asi mini-LED tehnoloogiast? Mini-LED on, täna on Apple'il LCD-d on, eks ole, arvutites ja OLED-id on telefonides. Need on erinevate ekraani tehnoloogiad. Ja üldse, telefonimaailmas täna OLED on praktiliselt number 1. Ja OLED, see O seal tähendab orgaaniline. Ehk LED on siis see pikselikene, mis seal valgust annab ja ta on orgaaniline. Ja mini-LED on nüüd siis peaks olema selline ekraanitehnoloogia, mis on nagu püha graal, et kuhu kõik lähevad, et ta ühendab siis endas LCD ja OLED-i parimad omadused. OLED-i parimad omandused on see, et ekraani taustavalgust ei panda põlema, välja arvatud juhul, kui seal konkreetses pikselis on vaja sulle näidata mingisugust punktikeses mingit valgust. LCD puhul on see, et ekraani taustavalgus põleb kogu aeg. Erinevate tehnoloogiatega saab seda seal trikitada ja miinuseks on siis see, et kontrast ei ole väga hea. Et kui sa tahad näidata musta, siis OLED-i puhul ei pandagi taustavalgust põlema ja must on täiesti must. LCD puhul seda teha ei saa, et seal kogu aeg taustavalgus põleb ja siis must on selline valge must. Must lendab. Ja OLED on igas mõttes nagu väga hea, mingit probleemi temaga ei ole, välja arvatud üks asi, see O seal ees. Ehk kõik orgaanilised asjad hävivad ajaga, lihtsalt surevad vanadusse ja et esiteks võib see OLED-iga juhtuda, teiseks neil on see sissepõlemis probleem võib tekkida, eriti suurematel ekraanidel, et kui sul on ka näiteks telekate puhul on seda võrreldud, et kui sa vaatad, ma ei tea, kogu aeg näiteks CNN-i oma OLED teleri peal, siis need ribad, mis seal on all või üleval, kogu aeg staatilised, näidatakse, mis jooksevad mingid tekstid ja logod ja sellised asjad. Aga kui mul arvuti on OLED-iga, kas mul siis näiteks tööriistariba või ikoonid kellaaeg põleb siis? Just. Ja see on ka, ma arvan, üks suuri põhjuseid, miks meil praktiliselt OLED-ekraanidega arvuteid hetkel ei ole. Et sul on hästi palju staatilisi asju seal, eks ole, startmenüü näiteks või mingid asjad, eks ole, see alumine riba või Maci puhul see ülemine riba. Et see võib sul jääda lihtsalt igaveseks ekraanile mingil sellisel ähmasel kujul. Ja nüüd mini-LED peaks selle probleemi lahendama. Et ta on siis väljanägemises ja tehnoloogilises mõttes sama hea kui OLED, aga tal seda sissepõlemise probleemi ei ole. Hästi keeruline tehnoloogia, kallis teha, täna minu teada ei ole kommertsialiseeritud vähemasti suures ulatuses kindlasti mitte neid mini-LED tehnoloogiaid ja kui nüüd Apple kavatseb nii tahvelarvutitel kui sülearvutitel ja ilmselt siis ka telefonidel mini-LEDid välja tuua ja nagu tuntud lekitaja analüütik Ming Chi Kuo, Apple'i maailmas väga tuntud mees, väidab, et siis võib see juba juhtuda tänavu ja et nad töötavad siis uue iPad Pro, 27-tollise Mac Pro väidetavalt kallal isegi. Kas osta endale uus Maci sülearvuti, siis ma ikkagi kindlasti ootaks. Et sina oled väga hästi kursis nende klaviatuuride probleemiga, eks ole. Ja nad on ainult oma sellel 16-tollisel kallil Pro'l ära parandanud klaviatuuri. Teistel 13-tollistel Airil ja Pro'l ei ole parandanud ära. Ei ole seda uut paremat klaviatuuri. Nii et juba sellepärast ma ootaks, et mida nad välja toovad. Kui sinna nüüd lisada veel ka see asjaolu, et võib-olla sa saad oluliselt parema ekraani, mis tõenäoliselt tarbib ka oluliselt vähem voolu, sest see taustavalgus ei põle kogu aeg.
ja see omakorda mõjub väga hästi sellele aku elueale, siis hetkel ma ütleks, et puht praktiliselt on, kui ei ole hädavajadust käes, siis oleks põhjust oodata ja vaadata, et millega Apple välja tuleb. Väga põnev, kui see juhtub tõesti sel aastal, siis saaks üks etapp Apple'i seadmete nagu saaks läbi, üks keeruline etapp Apple'i arvutite elueas. Aga vaatame veel natukene uudiseid ja ilmselt tuleks rääkida sellest, mis puudutab Eesti siis inimesi, tarbijaid. Ja huvitaval moel on see uudis selle seotud Apple'iga, nii et siis eelmisel teisipäeval liitus järjekordne Eesti Pank siis Apple'i maksevahendusega Apple Pay'ga. Apple Pay on siis üks äärmiselt universaalne viis, kuidas telefoni kasutada pangakaardi asemel, et kõikjal, kus on viipemaksega kassa, saab siis telefoni või käekellaga maksta ja eelmisel teisipäeval ütles LHV Pank, et nemad on nüüd ka teise Eesti pangana saanud sinna ligipääsu. Ehk siis Swedbank oli eelmise aasta lõpus, ütles, et kõik Swedbanki uued kaardid saab panna Apple Pay'sse ja LHV liitus on eelmisel nädalal. Ja tegelikult Eestis on kasutatavad meil mõned sellised finantstehnoloogia äppide nagu siin Revolut ja online pankade äpp-kaardid nagu N26, Monese, Curve. Ma saan aru, et sina oled nüüd... Aga mina panin see LHV kaardi sisse sinna. Nii, kuidas see käib? Kui sa oled LHV klient, sul on LHV kaart, sul on iPhone. Võtan lahti sellise asja nagu wallet ehk rahakott telefonis ja vajutan plussmärki, et uue kaardi lisamine ja siis hakkab mu telefoni kaamera, tahab mu kaarti lugeda. Loeb numbrid ise sisse. Sa näitad talle oma seda LHV pangakaarti. Näitan kaarti, panen numbri ja vajutan, et olen nõus selle tingimustega ja natukene ta mõtleb ja siis ütleb, et kaart on lisatud minu telefoni. Ja järgmine kord, kui poes, tanklas, kassas, kohvikus, kus kohas, kus on viipemakse, mis tänapäeval ikkagi igal pool on, siis 2 klõpsu telefoni külje peale ja vastavalt siis telefonile, kas on näotuvastus, sõrmenäotuvastus, kontrollib, et mina olen tõesti telefoni taga ja ma ei pea enam puudutamagi seda terminali, mida teised inimesed... Koroonaviirusega varustatud neid PIN ei pea puudutama õnneks, vaid siis sentimeetri kauguselt käib piiks ja raha võetakse oma pangakaardi pealt maha. Ehk LHV on siis teisena tegi selle ära, et kes meil suuremad pangadel on, SEB on veel jäänud tegemata ja Luminor pole ka kuulda olnud, aga Swedbank ja LHV siis toetavad seda. Et samal ajal siis Swedbank samal ajal toetab erinevaid Androidi pealseid makseid ja muid, mis on Androidiga telefoni kasutatel tuleb öelda, et uurige natuke lähemalt oma telefoni, oma äppe ja oma panka, sest ei saa olla ühte sükust, ei ole kahjuks ühte universaalset, mis kõigis Androidi telefonis töötab. Mõnes on M-tasku, mõnes on mingi Swedbank Pay või midagi muud. Aga muide, kui sa nüüd M-taskust räägid, mul tuli meelde, ma olen olnud ju väga rahul olev ühiskaardi kasutaja M-taskus, ehk et kui ma lähen pärast teatavat saagat said seda teha. Bussi, ma võidin ostma uue telefoni selleks. Samsungiga toimib ja uue SIM-kaardi. Ja uue SIM-kaardiga, seda niikuinii. Aga kui ma lähen bussi, trolli või trammi, siis ma panen sinna pileti, sinna, kus teised panevad rohelise kaardi, mina panen telefoni, see läheb roheliseks, käib piiks ja öeldakse, et head sõitu. Aga ma avastasin nädalavahetusel, et Elroni rongis see kõik ei tööta. Ja ma ei teagi, mis saab. Nii et võib-olla keegi sealt Ridangost või Elronist kuulab meie saadet. Kui ma lähen Elroni rongis, pean valideerima oma ühiskaarti, siis see lugeja see küll mitte midagi ei tee. Ja teenindajatega tuleb iga kord pidada selliseid läbirääkimisi, et kas ma ostan pileti või mul on ikkagi õigus sõita. Nad on väga kenad olnud siiamaani minu vastu, aga üks hetk satud kellegi otsa, kes ei ole enam. No jaa, või siis neil saab kõrini sellest, et kogu aeg tuleb lahendada seda probleemi, et äkki saaks kuidagi tööle panna. Selline tänane digitund, aitäh teile kõigile kuulamast, oleme tagasi eetris nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.